Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala Ja mina olen Naatan Metsala. ja see on meie podcast Vaheajam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Ja tänane teema on meil ristimine. Jaa, millest siuke teema, kallis? Tead, ma hakkasin vaatama, et millised sakramendid on meil kasutusel ja miks ja mis on nende taust ja miks me midagi teeme erinevalt näiteks katolikust kirikust ja õigeusu kirikust ja nii edasi ja siis jäin kuidagi ristimise juurde, mõtlesin, et kuule, meil ei olegi tegelikult teinud osa, kus me nagu sügavalt räägiks sellest, et mis on nagu meie kui vabakoguduste jaoks, mis on see ristimise sisu, mis selle taust on, miks me seda teeme, kuidas see välja näeb ja kõigest sellest. See on väga õige point, väga hea mõte. Ma arvan, et kindlasti on väga põnev seda kuulda. Ise õpib ka. Yeah. Aga Natu, Nii. Kuidas sinu nädal läinud on? Minu nädal on läinud väga-väga hästi. Aitäh küsimast. Tempokalt, toimekalt. Teen mitmeid erinevaid siukseid projekti asju vaikselt ikka. Tead nagu aasta alguse ikka ettevõtte juhtmises. Paned kogu aasta plaani paika ja proovid kõiki suuri ideid saada nagu mingisse konkreetsesse vormistusse. Nii et jah. Aga hästi läheb. Kuidas sinu nädal läinud on, kallis? Ma alati unustan ära, mida rääkida. Unustan kõik detailid ära. Tead, kui äge? Me tegime ju vahepeal teenistust pühapäeval ja ma mängisin esimest korda üle 8 aasta klaverit jälle koguduse ees. Jaa, täiega. Sa mängisid nii hästi. See oli nii hea. See oli väga lihtsalt mängitud, aga see oli väga tore, et ma võtsin julguse kokku ja nagu otsustasin, et tavai, ma pean kuskilt alustama. Ma olen 6 aega õppinud klaverit ja ma olen nagu tavai, nüüd on aeg. Sa mängisid nii hästi. Mulle meeldib. Ja see otsus seda teha tuli ka suht eksprompt niimoodi viimasel hetkel, mis oli väga lahe, et sa olid nagu nii, nüüd teeme. Ja. No 8 aastat tagasi ma natukene mängisin noortetöös, niimoodi paari akordi, aga see ei ole nagu siuke klaveri mängimine. Aga see selleks. Aga väga tore oli, väga põnev. Ma soovitan väga oma hirmudest üle tulla ja lihtsalt astuda sellesse, mis südames on ja lihtsalt julgelt liikuda selle poole. Ja nii äge, sain lastetööd teha. Jaa. Nii armsad lapsed on meil koguduses. Ma kuidagi tahtsin täiega neid tundma õppida ja vaadata, et mis lapsed meil juurde kasvavad kogudusse ja mis nende nimed on, millega nad tegelevad, millised nad välja näevad. Tuleb ennast kurssi viia. Täiega. Ja mina ja sinu õde aitasime natuke praktilist osas, õde rohkem. Mina chillisin poistega, nagu ikka väikeste poistega seal lastetöös. Ja väga äge oli selles mõttes. See oli täiega tore oli küll olla selle juures. Et jaa. Ja täpselt. Et tuleb välja küll see, et kogudus on nagu pere, et sa nagu kasvad sellesse pere sisse ja see on midagi nii armast, kui saad käia osaduses kristlastega. Amen, on. See on mingi soojus ja ägedus, nagu pere. Jah, täpselt. Aga ristimine. Risti. Mis on sinu kogemus ristimisega? Üldiselt hea. Mind lapsena ei ristitud, sellepärast, et meie kogudus ja minu vanemad ei olnud kunagi nagu seda meelt, et me peaks laste ristimisega nagu tegelema niimoodi. Aga meil alati oli see võimalus. Kuidagi meil ka kodus seda peale ei surutud. Ma tean, et ma olin seal juures, kui mu õed näiteks tahtsid ristitud saada või vennad või nii edasi, aga ma ise kunagi ei saanud sellest aru. Ja mu vanemad, kusjuures üsna targasti ütlesid mulle, et küll sa üks päev ise saad aru, kui oled selleks valmis. Ja ma sain aru ja sain valmis siis, kui ma olin mingi 24 vist äkki, seal kuskil elukondis. Ja siis ma olin nagu, ma mõistsin selle täit nagu sügavust, mitte, et ma nagu täit sügavalt mõistsin, aga ma mõistsin, miks see on vajalik ja miks ma tahaksin nüüd seda teha. Ma tundsin enda sees, et nüüd on tõesti õige aeg see samm teha ja seda nagu, see samm päriselt ettevõtte astuda, eks ole. Nii et meie koguduse laagris, suvelaagris ma siis sain ristitud ja siis pärast mind ristis minu isa, mis oli väga tore, see oli väga armas. Ja pärast seda me läksin sauna kuivatama ja meil koguduse töötegijad panid käed peale meile, palvetsid iga inimese eest, kes seal veel ristitud said. Ja siis mulle tuli ka nagu prohvetlik sõna selle kohta, kes ma olen, mida ma tegema peaksin Jumala kuningriigis ja nii edasi. Ja mulle öeldi, et ma olen müüride üles ehitaja, mis on olnud väga, ma eelmine kord vist podcastis seda ütlesin ka, aga et ma mõtlesin, ma kordan selle üle. Ja see on väga täide läinud muideks, see on absoluutselt asi, mida ma olen oma eluga nagu teinud. Aga ma ütleks, et see oli
minu elule selles mõttes täiesti loogiline samm, et ma olin täpselt sellise koha peal, et ma olin oma elu juba andnud Jumalale. Ma olin juba, mul väga meeldis, kui ma kuulasin selle teema kohta, mingi jutlastaja ütles väga laheda lause, ta ütles, et ristimine on see avalik tunnistus sellest, mida sa oled privaatselt juba tegelikult teinud või nagu oma sees juba tegelikkuses teinud. Ja põhimõtteliselt mul oli sama asi, et ma olin juba otsustanud Jeesust järgida, ma olin juba oma elu tegelikult maha pannud, ma olin juba otsinud Jumalalt, et mida tema tahab, et ma oma eluga teeksin. Ja nüüd see oli lihtsalt see siis avalik kinnitus ja nii-öelda välja tulemine, et näed, et oma elu ma nüüd suretan maha ja annan täielikult oma elu Jeesusele. Ja see oli loogiline samm, see oli väga äge. Ja pärast seda ka mul on tunne, et läksid nagu rohkem lahti süke teenimistöö ja kõik süksed aspektid, et ma enne seda väga ei jutlustanud või süksed asju ei teinud, aga pärast seda hakkas pihta nagu rohkem süke teenimise aspekt minu kristlikust teekonnast võib-olla ka. Et igatepidi hästi-hästi loogiline ja äge, väga kinnitav, ülesehitav. See oli nagu minu kogemus ristimisega ja tunnistus on kuskil kapis ikka veel olemas. Et olen rõõmsasti ristitud. Ja armas, jah. Mis on sinu kogemus ristimisega? Mina ei mäleta enda kogemust, sest et ma olin beebi, kui mind ristiti. Ja kuna mu pool pere on venelased, siis traditsiooniliselt meid kõiki ristiti Vene õigeusu kirikus, kui me kõik olime beebid ja sain omale ristivanemad ja ma kunagi ei saanud aru, et meie koguduses oli, et me risti beebisid on, kas sa oled näiteks laps või sa oled täiskasvanud juba, et sa juba ise teadlikult otsustad, et sa tahad saada ristitud. Ja ma ei saanud kunagi aru, et aga katoliiklased, õigusklikud, mõned luterlased ka ristivad beebisid, et nagu, miks siis beebisid ristitakse või kas see on siis vale ristimine, kas peab ümber ristima? Ja nii palju nagu küsimusi on tekkinud selles osas. Jaa, aga kas või isegi ütleme, et ka vaimulikult ja talituslikult ja kõik need küsimused, aga ka puhtalt traditsiooniliselt, sest meie näiteks ei saa ristivanemaid siis, kui meid ristitakse on ju meie koguduses, sest sul on, sa oled lihtsalt ristitud on ju. Aga ma pean ütlema ka, et sul on täiega äge ristijama on ju. Täiega lahe tädi. Et selles mõttes ma ei saa öelda, et see oleks kuidagi halb või vale asi ka on ju. Et selles mõttes väga tore. Aga vaatame siis, kas see on õige või vale asi. Aga hakkame vaatama. Ühesõnaga, jah, aga nii et minu kogemus oli selline, ma ei mäletan seda, aga ma ütlen seda, et uurides tänase teema jaoks ma läksin väga süvitsi kirikuisade tekstidesse, kuulasin erinevaid piibliõpetajaid, nagu näiteks Allan Kroll, teolooge ja vaatasin, et okei, mida me siis täpselt ristimise kohta usume, miks me teeme nii, nagu me teeme seda. Ja ausalt öeldes uurides tänast teemat, ma pean ütlema, et võib-olla ma tahan isegi saada ümber ristitud. Et see on, jah, ühesõnaga, lähme asja juurde. Miks ristida kõigepealt? Kuna ma küsisin, ma alustan ja annan sulle natukene aega mõtlemiseks. Kõigepealt, kõige olulisem asi on see, miks ristida, sest et Jeesus ütleb niimoodi. Matteuse 28:18 ja sealt edasi ütleb, et ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Markuse 16:15 ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Ja see on ka nagu koguduse selline põhiline fookus, et me peaks tegema jüngreid ristides neid ja huvitav on see, et algkoguduse ajal algkristlasi kiusati väga palju taga väga jõhkratel viisidel, neid piinati, kiusati ja ainsad kristlased, keda ei kiusatud, olid need, kes ei olnud veel ristitud, sest et nad ei olnud teinud seda deklaratsiooni või seda pühendumist Jumalale, nad ei olnud nagu pühendunud öelnud, et nemad on nüüd kristlased, nemad on Jumala lapsed ja nemad järgivad Jeesus Kristust ja Tertullianus, selline kirikuisa, võrdles ristimist siis sõjaväe vande andmisega ja et see on nagu selline truuduse vanne Jumala riigile ja ristimata kristlasi ei vaevatud taga kiusata, sest nad ei olnud seda lõplikku otsust teinud, on ju. Et kas nad siis tahavad olla Jumala lapsed või maailma lapsed. Jaa, ma nõustun, ma arvan, et üks olulisi põhjuseid, miks ka ristida
on ka mitte ainult sellepärast, et Jeesus ütles seda, vaid et Jeesus ise tegi seda ka, on ju, et teda ju ristiti ka Jordani jões, või mitte Jordani jões, oli küll Jordani jões, oli küll. Et teda ristiti ka Jordani jões ja ma arvan, et see eeskuju ka teona on midagi, mida meie peaksime nagu järgima tegelikkuses, on ju. Et küll aga ma tean seda, et juudi traditsiooni kohaselt võib ennast need puhastusristimisakte tehti rohkem kui ühe korra, tehti väga mitmeid kordi, vastavalt tähtpäevadele asjadele, mille seletan ka seda võib-olla natuke rohkem lahti, aga Jeesus jättis meile eeskuju ikkagi, et ta tegi ühe korra, vähemalt teadaolevalt, et sellest piisas. Ja ma arvan, et see on ka asi, mis me oleme nagu üle võtnud enda nagu eludele, et kui sa oled teadlikult, tahtlikult teinud ühe korra ise seda, siis omast soovist nagu teavitanud ja selle ära teinud, siis sellest piisab ka. Me rääkisime sellest, miks me ristime, aga mis on selle ristimise siis tegelik sisu? No meie vabakoguduste seas, vabakogudustele läheb siis näiteks baptistid, metodistid, nelipühilased, meie karismaatilised vabakogudused, on ju, et kõik näevad asju natukene erinevalt, aga meie koguduse ringkondades me ikkagi lähtume sellest, et ristimine on nagu sümboolne tegevus. Nüüd ta ei ole selline tühine sümboolne tegevus, nagu paljud katoliiklased, õigeusklikud, mõned protestandid panevad puid alla täiega, et mis mõttes ristimine on lihtsalt sümboolne tegevus, on ju, et ei. Siis tegelikult ega ka meie ei mõtle, et see oleks lihtsalt siuke tühine, ma ei tea, väljendus oma usust, vaid et see on tegelikult midagi palju sügavamat. Esiteks on see, et sa tunnustad avalikult, et sa oled Jumala oma. See on nagu sinu siuke otsuse avalik tunnistus, seda ei saa sellepärast ka kuidagi üksi teha, et lähed, kastad ennast üksi, mõtled, et kui ma tahan ristitud saada, hops, hüppad järve, ristid ennast ära, on ju? Ei, seal peavad olema tunnistajad ümberringi. Ja sest, et see on sinu avalik tunnistus sellest, et sina oled nüüd Jumala oma. Kui Jeesus ristiti, siis tuli hääl taevast ja kostis, et see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Ja sellest me näeme, et ristimine on ka selline identiteedi andmine, et sa nüüd võtad selle identiteedi omaks, et sina oled Jumala oma, sina oled Jumala laps. Ja Jeesus ei kuulnud seda siis, kui ta oli näiteks 12-aastasena templis, vaid ta kuulis seda ristides. Ja see on väga oluline siinkohal. Ja see oli tema nagu identiteedi kinnitus ning püha vaim langes ta peale. Nii et see ristimine ei saa olla ainult nagu sümboolne asi, sellel on väga palju sügavam sisu, kui lihtsalt nagu tühine sümboolne väljendus. Ja nüüd ma räägin täpselt, mis nende sümboolsete asjade all me mõtleme tegelikkuses. Esiteks ristimine on matmine. Roomlastele 6:3-4 räägib, et kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse, Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist ja isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Kolossa 2:11-12. Temast olete ka ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu äraheitmisega, Kristuse ümberlõikamisega, kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist. Ehk siis sinu ristimise tunnistus on nagu samaaegselt ka sinu surmatunnistus, et surmatunnistus sinu vanale olemise viisile siis ja ühtlasi siis sünnitunnistus uusloodu Kristuses, on ju. Et sa tunnistad, et sa matad maha selle vana loomuse ja ma kuulasin Allan Krolli rääkimas siis ristimise teemal väga hästi ja ta räägib sellest, et me ei peaks ka liiga kaua ootama, et kui sa saad päästetud ja sa teed selle nagu sõnalise tunnistuse, et oled Kristus oma ja Jeesus saab su elu issandaks, sa jätad oma vana elu ja pöördad, siis see on nagu selle vana loomuse ristile panemine, siis see laip tuleb ka maha matta. Et nii palju kristlased kannavad nagu seda surnud laipa kaasas. Ja siis, kui on vahepeal vaja, ta rääkis seda nii naljakalt, kuskil teenistusel rääkis sellest, aga et kui on vahepeal vaja nagu kõva mees olla, siis sa võtad selle laiba jälle kasutusse ja siis matad jälle maha, või jätad jälle maha. Aga tegelikult see tuleb maha matta ja sa ei peaks seda niimoodi aastaid kaasas kandma, ehk siis tee sellega lõpparve ja maha matmine ongi siis ristimise puhul siis see, et sa matad oma vana mina maha, uputad nagu vana maha ja nüüd kui veest välja tuled, siis on see uus loomus, on ju. Ja
huvitavalt ta tõi ka välja, et matt tohib ainult surnuid, nii et saab ristida ainult inimest, kes on päriselt ka selle otsuse teinud, kes tahavad oma vana elu maha matta. Ja ta tõi välja, et nii palju aetakse segamini seda, et ristimine ei ole näiteks niisuguse kaitse peale saamine. Et sa saad Jumalalt kaitse enda peale. See ei ole see ei ole see asi. Piibel ei räägi sellisest asjast, et nüüd, kui sa saad ristitud, nüüd sul on nagu Jumala kaitse peal. See ei ole see. Siis ei ole ka see, et enam patt ei kimbuta sind enam kunagi. Ikka kimbutab. Ikka tuleb ahvatlusi ja me näeme seda Jeesusest isegi, et peale ristimist viis vaim teda kõrbesse, kus ta oli üllatus, kiusatuste all terve see aeg, on ju. Ja see kiusatus ongi selle nagu vana loomuse elustamiskatse. Ja. Aga meil on alati olemas otsus, mida valida. Me saame sellele alati vastata ei, sest et see vana mina on risti löödud ja maha maetud ja see on läinud. Siis ristimine on veel riietumine. Galaatia 3:27, sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Riided on siis meil väliselt nähtavad, ehk midagi nagu Kristusest peaks olema näha ka meis. Et mida küpsemaks me saame, seda rohkem me nii-öelda neid nagu riideid selga paneme. Ja see ongi see Kristusega riietumine, et järjest rohkem muutud Kristuse sarnasemaks. Ja mingi osa seda nagu inimlikkusest jääb alati nähtavale, aga midagi meie välisest olemisest peaks viitama sellele, et me oleme Kristusega rõivastatud. Me ei pea helendama, aga meie käitumine, meie hoolimine, armastamine, meie sõnavara, kuidas me kasutame suud, kõik see nagu peaks hakkama vilja kandma, peaks hakkama nagu näitama inimestele Jeesust. On ju, see ongi selle Kristusega rõivastamine, on ju. Ja ristimine peaks tegema ka seda. Siis veeuputus. Ristimine on ka sümbol veeuputusest. See on nagu vana maailma ära hävitamine. See nagu uputad oma vana elu ära. Et kui matmine oli selle vana loomuse, vana mina matmine, siis uputamine on nüüd selle vana elu uputamine. Et sa jätad kõik selja taha. Et kui sa oled teinud meeleparanduspalve, sa oled võtnud Jeesus oma elu issandaks, teinud päästepalve, on ju, siis nüüd selle ristimisega, see on nüüd see nagu tunnistus kõigi ees, et sa oled seda teinud ja see on sinu nagu viimane see, et see on nagu viimane sinu nagu see kinnitus Jumala ees, et vot, nüüd on see asi tehtud, ma olen täielikult sinu oma. Ma jätan oma selle vana elu, vana mina, kõik jätan, see on maha maetud, vee alla jäetud ja nüüd on uus loodu väljas. Et siis need on need põhilised nagu need sümbolid, mida me tegelikult mõtleme ristimise all ja see nagu näitab meile, et see ristimine on nii palju sügavam kui lihtsalt nagu väline pinnapealne tegevus. Kindlasti. Väga huvitavad mõtted. Ma lisaks veel paar asja siia võtet veel juurde. Üks on see, et muideks, et ka ma olen lugenud ja kuulnud ka, et arvati ka vanal ajal, et kui Ristija Johannes käis ringi ja jões kastis ristis inimesi, siis eelnevalt sellele, kui toimus vette kastmine, toimus avalik pattude tunnistamine ja kahetsemine. Ehk et inimesed toodi vee äärde ja nad kõva häälega kõikides ütlesid, milles nad olid eksinud, millega neid siis, millest neid nüüd puhastatakse, eks ole. Tegelikult mõtte meil sükest talitust nagu ei ole, et võtta mikker kätte kogudus ette ja kõik pattud ette, et see oleks hoopis teine, aga kui sa oled Jumala oma päriselt, ma saan aru küll see tegelikult akt on väga tõsine selle taga, et sa näitadki sellega, et sa oled Jumala oma, et see on see, mis sa kõik jätad. Ja teine oli see, et ma just lugesin täna hommikul kogemata Luuka 4. peatükki, mis rääkis sellest Jeesuse kiusatuste kõrbes. Ja vaata, kui naljakal kombel, ma ei ole kunagi seda detaili varem märganud, aga seal oli kirjutatud nii kenasti selle kohta, et pärast seda, kui Jeesus oli kuradi need kiusatused läbi käinud, siis ta ütles seal viimane salm, ja siis saatan jättis ta mõneks ajaks. Ja ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et see tähendas seda, et teda kiusati hiljem veel edasi saatana poolt. Et see ei ole üldse see, et mõnikord me loeme sinna konteksti sisse, et Jeesus ristiti ära, ta käis oma kiusatused läbi ja siis ta oli vaba igavesti, on ju. Et ei, tegelikult ei olnud üldse, et siin kiusatused ja see tegelikult tuli hiljem veel, meile lihtsalt ei kirjeldata seda niimoodi edasi, on ju. No Peetrusele ta ütles tagane minust saatana. Jah, Peetrusele ta ütles küll ja selles mõttes küll, kui hea tähelepanek, on ju. No näed.
seoseid järjest rohkem ja rohkem, aga lihtsalt, et kinnitada tõesti, et ristimine päriselt ka isegi Jeesuselt ei võtnud ära seda kiusatust kuidagi pidi, see on väga-väga põnev. Et see on nagu, et kiusatused on tõesti, nagu Allan ütles, et see on nagu katse sinu vana loomust jälle üles äratada. See on täiega hea lause muidu või fraas, ma olen nagu täiega nõus. Aga juutidel, kusjuures on selle sisuga väga sarnased nagu ütleme paralleelid või talitused. Üks on see, et kõigepealt nendel on selline termin nagu teval, 2 veega keskelt, mis tähendab siis enda puhastamine. Me näeme seda isegi Vanas Testamendis päris mitme koha peal. Üks näiteks on 2 kuningate 5. peatükis, kui prohvet Eliisa ütleb kuningas Naamanile, et kasta ennast 7 korda Jordani jõkke ja see termin, mida kasutatakse, on, et tevali ennast 7 korda, et sa saaksid nagu päriselt puhtaks, nagu tõsiselt puhtaks, et siis on Jumalaga sul kõik hästi. Aga see koht, kus kohas inimene ennast puhastas, ei ole ka nagu juudi traditsioonile ja Vana Testamendi kohaselt lihtsalt suvaline, vaid selle kohta öeldakse mikva. Ja see termin mikva tuleb tegelikult esimesest piibliraamatust, see on 1. Moosese 1. peatükis, kui Jumal loob veed, et ütleb, et vete kogum on nii-öelda maapealsete vete kogum on mikva. Ja selle kohaselt on siis loodud templitesse sellised naturaalsed vihmavee kogumid, kus juudid käivad ennast puhastamas ja nad käivad seal puhastusrituaale tegemas, nad käivad seal pesemas ennast ja nad kastavad ennast sinna vee alla ka täpselt samamoodi niimoodi, et isegi juuksed ei tohi väljas olla. Et kui naisterahvastel on pikad juuksed või näiteks ka rabidel, kellel on pikad need juuksed, nad hoolitsevad selle eest, et nad kataksid kõik oma juuksed ka vee alla, kui nad ennast puhastavad ja nagu kastavad. Et see ei ole nagu niisama, nad on nagu väga hoolikud sellega, et kõik peab olema vee alla kastetud ja puhastatud. Aga seda tehakse ka igasuguste erinevalt siis kristliku usu ristimisest, kus seda tehakse nii-öelda ainult vanaelu mahapanemiseks, seal tehakse ka seda puhastamiseks üleüldisemalt ja ka tähistamaks olulisi sümboolseid eluhetki. Võib-olla siis, kui sa oled, näiteks tehakse seda siis, kui sa saad juudiks, siis tehakse, aga ka siis, kui sul on näiteks suurem sünnipäev, 30, 40 juubel, midagi taolist, või siis hästi oluline eraldi ütleme, kombestiku rituaal on 9. kuul rasedad naised, kes käivad näiteks selle läbi. Ja käivadki ja nad saavad eraldi tunnistuse sellest, et nad käivad puhastuse värskelt enne lapse ilmale tulekut. Ja see on hästi armas minu arust ja väga selline oluline. Et juutidel on absoluutselt olemas see tegelikult see alge sellest, mida meie mõistame tänapäeval ristimisest ja see tegelikult on väga nagu sisuliselt ka sarnane nende kombestikuga ja nende usuga ka. Et ei ole üldse need asjad omavahel nii lahus, kui võivad tunduda tegelikult. Ja, see on väga huvitav, sest et me ju vist paar aastat tagasi, kui me hakkasime mõtlema sellele teemale, et aga kust tuli ristimine, et kust tuli see vee alla nagu kastmine, ja siis me hakkasime täiega uurima seda. Täpselt, me küsisime enda koguduste vanematelt, nagu targad inimesed peaksid. Ja Allan Krollilt. Me küsisime Allan Krollilt, et kuule, mis see on. Ja siis Allan ütles mingid vastused ja siis me koguduse pastor Mart ütles mingid vastused ka ja siis me natuke sealt õppisime isegi. See on täiega põnev ja, et see ei ole kuidagi nagu tühjast kohast tulnud või kristlased kuidagi välja leiutanud või Jeesus tõi täiesti uudse asja sisse. Et see nagu et see on nii äge uurida nagu ka ajaloolist tausta ja mõelda, et okei, et kus need asjad nagu päriselt tulnud on, mida see tähendas juudi traditsioonist, sest et ja siinkohal kusjuures ongi hästi oluline veel see, et meil seda küll piiblis ei mainita, aga tõenäoliselt Jeesus käis mitu korda mikva juures lapsena, kui ta näiteks templites käis, sest et see oli väga normaalne, tüüpiline osa juudi templis käigu juurest ja kultuurist ja osast. Lihtsalt see tegelik nagu ristimisprotseduur oli see, mida meile kirjeldatakse, mis on siis natukene ikkagi teistsugusem sellest tüüpilisest judaistlikust mikvas käimise tevali protseduurist. Aga ma tahaks ka nüüd võtta korra selle ette, et milline on see siis see nagu õige ristimine, et kas see on see vee alla kastmine, on see peale piserdamine, et nagu mida siis teha, juudi traditsioonist me teame, et see on üleni vee alla kastmine, jah. Või siis nagu koroona ajal oli selle veepüstoliga katolikud presterid võtta. Päris hea. Aga kõige kujukam sümbol on siis see vee alla kastmine, ikkagi nagu maha matmine, vana elu uputamine ja see oli nii nagu ka Jeesust siis ristiti. Aga kui vaja, siis ristida saab ka piserdamisega. Näiteks, kuidas see eskimoid ristid talveperioodil? See on väga küsimus. Või siis näiteks
või siis näiteks kui ei olnud basseine kirikus, on ju, siis mida näiteks ka eestlased tegid talveperioodil, kui nad väga tahtsid ristitud saada, tegid jääaugu ja ronisid sinna ja lasid ennast ristida ja kassid üleni vee alla muidugi, aga Hardcore. aga vee pritsimisega on ka tegelikult täiesti okei ristida. No me võime vaadata kohe, kuidas tehti algkoguduse ajal ristimisi. Meil on säilinud apostlikud isad, erinevate kirikuisade kirjutised ja siuke raamat nagu Didatte kirjeldab väga hästi, kuidas ristimist praktiseeriti. Ja see räägib siis nõnda, et kui õpetus on teatavaks tehtud, ehk kõigepealt õpetus enne ristimist, et inimene üldse teaks, mida ta hakkab tegema, siis ristige isa ja poja ja püha vaimu nimesse elavas ehk siis voolavas vees. Kui pole voolavat vett, siis teise veega. Kui ei saa külmaga, siis soojaga. Ja kui pole kumbagi, siis vala pea peale 3 korda vett isa ja poja ja püha vaimu nimel. Ja räägib ka, et enne ristimist peab ristitav vaastuma siis 1-2 päeva enne. Et väga huvitavalt tehti sel ajal, aga ka niimoodi peale piserdamine on ikkagi väga okei asi, mida teha. Nüüd meie vabakoguduslikus traditsioonis ei risti beebisid. Miks me ei risti beebisid? Sellepärast, et ristimine ei ole meie jaoks päästmise vahend. Päästmise vahend siis selles mõttes, et näiteks katolikud kirikud, mõned veel, võtavad ristimist kui üks vahend päästmiseks, et see on nagu osa sellest päästest. Meie jaoks ei ole ristimine nagu siuke pääste saamine, et see ei ole osa päästest, vaid pääste on kink. Me ei saa seda kuidagi välja teenida. Me ei saa ristimisega teenida välja oma päästet. Et ristimine on see väline tunnistus sellest, mis otsuse me oleme teinud ja me oleme otsustanud saada Jumala lapseks, aga see ei ole üks vahend saada päästetud. Ja sellepärast ka me tahame, et inimesed teeks ise selle otsuse, et nad tahavad tulla Jumala juurde. Ja Markuse 16:16 ütleb, et kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Ja siin ei öelda, et kes ei usu ega ole päästetud, vaid siin öeldakse lihtsalt, või tähendab, kes ei usu ega ole ristitud, mõistetakse hukka, vaid ütleb, et kes ei usu, mõistetakse hukka. Ja see on väga oluline asi, et siin ei tooda välja seda just ristimise olulisust hukka mõistmisel, on ju. Ja ristimine kui selline, ta ei ole kristliku teekonna lõpp. See ei ole lõppeesmärk saada nüüd ristitud, vaid ta on just, see tõotatud maa on see lõppeesmärk. Tõotatud maa on see, kuhu me tahame jõuda. Ja ristimine on alles algus, et see ei garanteeri meile igavest päästet, sest me võime hiljem otsustada ju ikkagi lahti öelda Jeesusest, on ju. Aga see on just see algus, nagu sa rääkisid ka väga ilusasti, et teenimistöö algas. Jeesus peale ristimist teda saadeti kõrbe ja siis ta alustas teenimistööd, on ju, et see on just meie teekonna algus. Jaa, see on väga ilusti öeldud minu arust ja see on täpselt väga kena rõhuasetus, et see on meie kristlase teekonna algus. Ma just mõtleme selle nagu päästetud saamise kohta. Kõige eredam näide tegelikult sellest endast, et see ei ole seotud päästmisega, on ju tegelikult röövel ristil. Mida sa sellises olukorras teed? Jeesus ei saanud ja teda kuidagi ristida, on ju, et oli reaalselt suremas seal, on ju. Et mis sa siis teed sellises olukorras, on ju, aga Jeesus talle ütles, et paradiisi saad, sest uskusid. Jah, täpselt. Ja tegelikult Allan tõi välja ka selle röövelristi puhul selle osa ka, et vaata, ta ei palunud üldse teoloogiliselt õiget palvet. Et Jumal, kui sa lähed kuningriik, et hoia mind meeles, on ju. Ja siis Jeesus oli, et juba täna sa oled minuga seal, on ju. Nagu, ja see ongi see, et Jumal ei ole nagu mingi siuke suur türann ja bürokraat, et sul peab nagu kõik olema täpselt õigesti ja ainult siis sa saad päästetud, ainult siis sa saad tema juurde. Et see ei ole üldse nii, et see on meie nii enda inimlik lähenemine sellele, et meie jaoks peab olema see ankeet täpselt õigesti täidetud, on ju, muidu Jumal saadab tagasi selle meile ja nüüd me kaotsemegi päästa. Need asjad ei käi niimoodi. Täpselt, et lähed üles ja siis Jeesus ütleb, et ai, ütlesid, hääldasid seda sõna valesti, on ju. See põrgusse. Come on. Jaa, ei, see on tore. Meie Jumal on väga armuline ja ta vaatab alati ikkagi südant ja hoiakut ja tegeliku inimese sisulist ja ütleme, kogu südamega tehtud otsust, on ju. Kui see kogu südamega tehtud otsus on keerata ennast täielikult Jeesuse poole ja päriselt ka uskuda Jumalasse ja päriselt ka minna tema poole ja matta maha see, mida mina tahan ja minna kaasa sellega, mida Jeesus tahab,
siis see ristimine, nagu me rääkisime, on lihtsalt selle kinnitus. Jah, täpselt. Jah. Kas sul on midagi öelda veel siia ristimise kohta? Ma tahaks kinnitada seda, et kui sa ei ole täna ristitud, kindlasti kaalu seda, räägi oma vaimulikuga, räägi kogudustega ja lase ennast ristida selles koguduses, kus kohas sa tahad kuuluda tegelikult ka või kus kohas sa käid või kus sa oled nagu harjunud käima. Sest et see on oluline koht, kus kohas sa saad tähistada oma perega enda nii-öelda uue teekonna uue algust, et see on väga äge võimalus osa olla nagu ka kogudusena sellest sündmusest, et sina alustad nüüd oma pikka teekonda koos Jumalaga. Jah, amen. Ja ma loodan, et see osa oli tõesti väga julgustav ja informeeriv ristimise osas ja andis selgust, et mida see tähendab ja miks seda valida. Just. Aga aitäh teile kuulamast ja vaatamast ja tõesti. Olge väga-väga õnnistatud ja näeme järgmine kord.